Veel üks nädal on Toompeal saadikutel jäänud suures saalis tööd teha ja siis on suveks suur paus. Sellest, mis saab pausi ajal, kuidas paus välja kantakse ja mis üldse Eesti riigis on toimumas, räägimegi ja meiega on EKRE esimees Martin Helme. Tere päevast! Tervist! No mis teil siis suvel plaanis on? Meie teeme suvel suurt üle-eestilist kampaaniat, et korjata toetusallkirju presidendikandidaat Mart Helmele ja ühtlasi sellega seoses korjata ka toetusallkirju otsevalimistele, presidendi otsevalimistele. Et septembri esimestel päevadel on Riigikogu voorud, seal me Marti üles ei plaani panna, aga meie arvates Riigikogu ära ei vali, nii et siis läheb ta valijameeste kogusse. 26. septembril on valijameeste hääletus. Et kuni sinna maani korjame me allkirju igas Eesti kandis ja arvame, et see mingil määral siiski elektrifitseerib Eesti poliitika suve. Mis nende allkirjade eesmärk on? See on lihtsalt avalik maine kujundamise projekt, ehk siis surveavaldus otsustajatele või juriidiliselt pole neil ju mingit tähendust? No jaa, Eestis on teatavasti võimalik allkirju koguda, petitsioonid Riigikogule esitada ja Riigikogu komisjon siis neid arutab ja tavaliselt ütleb, et võtab teadmiseks. Ja eks meil ole olnud ju siin päris suuri allkirju kampaaniaid toiduainete käibemaksu langetamiseks või automaksu vastu või ka kooseluseaduse vastu. Nii et neid allkirju on ikkagi aeg-ajalt kogutud ja päris usinesti kogutud, aga ta on eelkõige ikkagi selline psühholoogiline ja moraalne surveavaldus ja ka märk tulevastele valijameestele, et nad oleks rahvaga õigel poolel. Kelles siis järgmine Eesti Vabariigi president saab? No meie töötame selle nimel, et Mart Helmest, sest kui me nüüd ausad oleme ja ringi vaatame vahetult ennem jaanipäeva, rohkem ju kandidaate polegi. No Alar Karis veel mõtleb, ma saan aru. Jah. Tema on ju Reinsalu ja Kõlvarti kandidaat. Ütleme siis niimoodi, et nad ise eitavad seda, nad lihtsalt ütlevad, et nad on valmis toetama teda, aga nad ei tööta tema valimisedu nimel otseselt. Mis plaan siis Reinsalul ja Kõlvartil on? Vot seda tuleb neilt küsida. Mina ju nende pea sisse ei näe, aga neil, selles mõttes Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ainus erakond, kellel on kandidaat, kes töötab selle kandidaadiga, töötab ka selles mõttes, et ma otsin talle toetust poliitilistes ringkondades, me ju saame aru, et üks ainus erakond Eestis kunagi presidenti ei tee ja kõik teised mängivad mingit pimesikkumängu. Aga kes on koalitsioonikandidaat? Olete te aru saanud, on olemas mingisugune mehhanism, kuidas koalitsioon ja siis tõenäoliselt sotsiaaldemokraadid mingisuguse kandidaadi leiavad, et Alar Karis Eesti 200-le Reformierakonnale ei sobi, aga kes neile sobib? Ja minu hinnangul Karisel Riigikogus hääli ei ole, seda ütlevad teised ka välja, Eesti 200 ja Reformierakond ütlevad seda üsna otse välja ja sellega on juba ju mäng läbi ja meie ka Alar Karist ei toeta ilmselgelt, aga see ei tähenda, et ta ühel hetkel ei või ka mõelda üles saada uuesti valijameeste kogus või kui Riigikogusse tagasi peaks tulema, näiteks see ju variant on ka meil Eestis olnud ja läbi käinud, et ma arvan, et koalitsioonist mina tean täpselt nii palju, et sotsid käivad ringi ja räägivad ühte ja sama juttu, et presidendi kandidaat peab olema naine, muidu tema nende häält ei saa nende hääli. Meil on olnud naispresident ja kui sa just sots ei ole, siis ma arvan, et kõik inimesed loodavad, et rohkem enam nii ei lähe. Kas nad käivad ringi mõne nimega ka? On nad välja hääldanud ka, kes naisterahvas on? Ei, mitte niimoodi. Eks neil ole selline oma ütleme siis niisugune rida nimesid, keda neile omistatakse, aga see ei ole sellises faasis, et keegi aktiivselt kellelegi hääli kokku ajaks. Kas on võimalik, et Riigikogus põhimõtteliselt siis presidenti ei üritatagi valida, et need esimesed 2 vooru on nulliring? Täiesti võimalik. Aga miks te Mart Helmet ei proovi Riigikogus üles seada? Meil ei ole ju 21 häält Riigikogus, valijameeste kogus meil peaks 21 häält küll olema ja miks me endale siis selle peavalu peaksime tekitama, et Eestis on praegu Riigikogus ainult üks fraktsioon, kellel on 21 häält, see on Reformierakond on peaministripartei, valitsusjuhtpartei. Tegelikult vaatavad kõik Reformierakonna otsa, et nendel peaks olema see initsiatiiv, nemad peaksid olema need, kes üritavad meil siin seda
poliitilist puslet kokku saada. Noh, nagu me kõik ilmselt tajume, isegi need, kes ei ole Toompeal või poliitikaga väga hästi kursis, Reformierakonnal puudub igasugune arusaamine, mida ta üldse tegema peaks või kuidas ta olema peaks, et nad niimoodi üritavad, oli Briti peaminister, kes ütles, et poliitikas veab, kui reedeni elad. See on Reformierakonna praegune elu mõte. Aga te ütlesite, et EKRE-l peaks küll valijameeste kogus 21 siis häält olema, et ligi 10 Riigikogu saadikut, aga kust tulevad need veidi rohkem kui 10 valijameest põllult, et EKRE on enamasti ju koalitsioonis siis sotsiaaldemokraatidega, Reformierakonnaga, mõnes kohas Isamaaliiduga, et ega nad ju ei kingi teile mitte midagi. No ei ole sotsidega rohkem kui paaris-kolmes kohas üldiselt. See on päris palju. No 10% nendes kohtades, kus me oleme võimul, et me oleme võimul ju, see number muutub iga nädal, aga ütleme laias laastus 26-27 omavalitsust, kus me oleme võimukoalitsioonis, mis on kirvega võttes kolmandik Eesti omavalitsusi ja osades kohtades on see fikseeritud lausa koalitsioonileppesse, et meie saame valijamehe. Osades kohtades on see nii-öelda piimaga või kokkuleppega öeldud, et valijamehe saame meie ja osades kohtades on see selline kauplemise objekt kuni viimase hetkeni ja kui ma tegelen selle teemaga, olen juba mõnda aega tegelenud selle teemaga, siis ma üldiselt rahulikult suhtun sellesse, et meil saame need 21 või isegi rohkem häält kokku. Kas see on see asi, mille pärast te olete valmis ka koalitsioone muutma, et kui näete, et kusagil ei tule see valijamees teile, et siis seal võib minna mölluks? No ma arvan, et see juhtub nii mõneski kohas, et see presidendivalimiste ja ka valitsuse tervise tõttu laguneb meil siin sügisel koalitsioone kohalikul tasandil. Tegelikult kevadel käis juba üks laine üle kohalikest omavalitsustest, kus muutus õige mitmes kohas omavalitsustes võimukoalitsioon ja see on üldiselt meil, kui ma olen kohaliku elu dünaamikat ikkagi ju pikalt poliitikas jälginud, ebatavaline, et nii kiiresti ja nii palju koalitsioone kohe pärast kohalikke valimisi laguneb ja vahetub ja muutub, et seal on ebastabiilsus suurem kui tavapäraselt. Nii et ju see dünaamika jätkub ka sügisel. Mis see nädal Eesti poliitikas toob? Ma saan aru, et on teine nädal parlamendi suures saalis, kus töö käib nagu laeva köögis, hoobil ja hoobil ei ole vahet, aga kas koalitsioon saab kõik asjad suurest saalist läbi? Siiamaani on koalitsiooni hääled korralikult pidanud ja tundub loogika on selline, et nad tahavad kõik, mis neil üldse veel ennem valimisi tahta on ära teha nüüd selle kevadistungjärgu jooksul, ehk siis alles jäänud nädalaga, nüüd ongi meil ju järele jäänud 3. lugemised. Viimati oli nii pikkasid päevakordasid, ma arvan, 3 koosseisu tagasi kevadistungjärgul või sügisistungjärgu lõpus, kus hirmsasti pedaali anti. Meil oli eelmisel kolmapäeval 38 punkti, päevakorrapunkti. Siin Isamaa tegi meile sellist lahtisest uksest sissemurdmist, teatas, et nad teevad obstruktsiooni. Mingit obstruktsiooni tegelikult Riigikogus teha enam võimalik ei ole. Obstruktsioon tähendab vaheaegade võtmist ja hääletustega venitamist. Seda tegelikult meil eelmisel nädalal ei juhtunud üldse. Küll aga 38 punkti päevakorras tähendab seda, et kui sa juba ainuüksi ettekannete ajal opositsioonist usinamalt küsimusi küsid ja veel teise lugemise ajal ka fraktsiooni liikmed usinamalt kõnesid pead, siis see istung ongi ööistung. Et see nüüd kandus edasi järgmisse nädalasse ehk sellesse nädalasse, nüüd on need 3. lugemised samas mahus. Ja mul on niisugune tunne, et ega koalitsioon arvab, et sügisel tagasi tulles neil enam ei ole hääli, et ükskõik mida vastu võtta. Aga siis sisuliselt võibki ju sellel reedel surra?
Jah, noh, oleneb kuidas võtta jah, et ei või veel sellepärast, et eelarve on vaja vastu võtta ja veel üks kord Eesti maksumaksjat lüpsta parteidel, kes pärast valimisi enam võimu juures ei ole või isegi Riigikogus ei ole, et neil motivatsiooni jätkub ja ega pooled neist inimestest või noh, ütleme Riigikogu Reformierakonna fraktsioon täna on 38 liikmeline. Noh, ütleme, optimistlikult ennustades saavad nad järgmisse Riigikogusse 15 kohta, võib-olla saavad 12 kohta, 2/3 läheb või 3/4 läheb neist siis tootvat tööd otsima tööpõllule ega ei tänases majandusolukorras, mille Reformierakond tekitanud meil on, ega neid töökohti laialt ei jagu. Nii et ei, neil on veel võtta, mida võtta annab siin järgmise märtsini, aga me tahame ikka sellel nädalal ka Jürgen Ligile umbusalduse ära anda. Aga Jürgen Ligi ju tõenäoliselt jääb ametisse, kui isegi vahepeal peaminister Kristen Michalil oli mõte, et Ligi võiks välja vahetada, sest siin levivad kuuldused, et Jürgen Ligi ei ole valmis seda raha jagamise sadu, mida oleks valimiste eel tarvis teha, kaasa tegema, aga see on ju siis opositsiooni vaatest ju tegelikult suurepärane uudis, kui Jürgen Ligi jääb ametisse. Kas see ongi teie tegelik eesmärk? Jaa, et noh, siin on, ütleme, me ei saa kaotada selles konkreetses kaasuses, et loomulikult Jürgen Ligi iga kord, kui ta pulti läheb, siis ta solvab tervet maailma ja kõiki inimesi Riigikogu saalis ja kõiki ühiskonnagruppe veel üksikult võttes. Nii et noh, ta tegeleb siis selle valitsuse mainekujundusega seal puldis mitu tundi meil ja seda ongi vaja inimestele näidata, milline valitsus meil on ja millised ministrid meil on. Ja see ongi põhjus, miks Eesti elu halvasti on, sest noh, nad on reaalsusest irdunud, enesega rahul olevad, tööga mitte hakkama saavad inimesed, kes sinna juurde on noh, kosmilises mõõtmes ülbed. Aga ega kui Jürgen Ligi ametisse jääb, siis noh, opositsioonil ei ole sellest ka nüüd kurb meel, sellepärast et ta jätkab seda mainekujundust kuni valimisteni. Seda ohtu, et Jürgen Ligi riigi rahaasjad korda teeks, seda ei ole? No pole näha olnud, et ta on terve oma elu rääkinud mingit tasakaalus eelarve juttu ja sellest, kuidas maksubaas peab lihtsad ja maksubaas peab olema võimalikult lai ja no ministriks oleku ajal nüüd on ta teinud kõike täpselt vastupidi, eelarve on nii lõhki, kui üldse lõhki olla saab, pole kunagi nii lõhki olnud Eestis. Meil on võlakoorem on just Reformierakonna ajal, mitte siis, kui Jüri Ratase teine valitsus oli ja koroona oli, vaid just Reformierakonna ajal on võlakoorem kahekordistunud, järgmise 4 aasta jooksul kahekordistub uuesti. Ehk siis kusagil seal, noh, kui mina olin rahandusminister, oli meie võlakoormus alla 3 miljardi, siis koroona ajal tõusis 5 peale ja siis sellest võtsid nad ohjad üle ja on nüüdseks tõusnud 10 miljardi peale ja 4 aasta pärast 10. lõpuks on ta siis 20 miljardi peal meie riigi võlg. Et ja see on Jürgen Ligi elufilosoofiaga noh, räiges vastuolus või rahandusfilosoofiaga, aga lisaks sellele tehakse meil siin maksusoodustusi hasartmängumaksudele ja lisaks tehakse meil siin mingisugused noh, absurdseid nikerdis maksumuudatusi, millega noh, aru ei saa keegi. Riigi rahanduse kordategijad tulid ja tegid riigi rahanduse noh, nii sassi, keerasid riigi rahanduse nii kummuli, et nad peaksid noh, elu lõpuni sellest eemal hoidma. Aga kuidas siis riigi rahaasjad korda saavad, et mis on EKRE plaan? No kõikide murede lahendus on tegelikult majanduskasv ja õiget sorti majanduskasv, mitte bluff majanduskasv, nagu meile toob see, kui riik võtab laenu ja paneb Rail Balticu ehitusse ja see rong mitte kunagi sõitma ei hakka, toob ainult kaasa veel mingisuguseid hilisemaid ülalpidamiskulusid ja siis selle pealt mingi väike kamp Reformierakonnaga seotud tüüpe teenib raha. Ja meie maksame kõik laenu ja tõstetud makse. Samamoodi ei too majanduskasvu see, kui me subsideerime siin tuulikumehi või päikesepargimehi. See vastupidi on meie majanduse põhja ajanud, et me oleme energeetika pea peale pööranud ja Eesti on õudselt kalli elektriga riik. See ei too majanduskasvu. Majanduskasvu ei too see, kui me nii-öelda sõjatööstusesse investeerime ehk miljardeid ja miljardeid tõstame riiulifirmadesse, mille on asutanud meile just äsja Kaitseministeeriumist või Kaitseväest ära läinud kõrged ülemused ja noh, mitte midagi selle vastu ei
saa, et isegi kõige paremal juhul, kui me saame sealt vastu, ma ei tea, droone või mürske, siis see tegelikult ju ei ole investeering selles mõttes, et ta hakkaks meile kunagi midagi tagasi tooma rahalises mõttes. Nii et ei, majanduskasvu tuleb edendada ja meie teame, kuidas seda teha, me oleme seda ju näidanud, et me teame, kuidas seda teha. Energiahinnad tuleb alla saada, kütusehinnad tuleb alla saada, maksud tuleb alla saada ja riigi kulud tuleb kontrolli alla saada. Meil ei ole riigil tuluprobleemi, meil on riigil kuluprobleem, et siis kui mina viimati eelarvet tegin, oli eelarve maht seal natukene üle 10 miljardi, ütleme 11, midagi miljardit ja tänaseks päevaks on eelarve jälle 5 aastaga on 2-kordistunud, 40% on kasvanud peaaegu. Et täna on meil ligi 20 miljardit on eelarve maht, et meil on kulupool on plahvatanud, see kulupool tuleb alla saada. Makse ühesõnaga EKRE tõsta ei plaani. Vastupidi langetame kõiki makse, ma võin nagu laia lauaga öelda, aktsiise, käibemaksu, tulumaksu, automaksu kaotame üldse ära, maamaksu, kõiki makse langetame, see on absoluutselt kindel lubadus. No saime umbes miljardi jagu vähemasti siis uusi kulusid. Ja võib-olla isegi natuke rohkem 1,5. Ei, mitte kulusid. Inimestele jääb see raha, ettevõtetele jääb see raha ja see ärme unusta, et riigieelarve laenab meil igal aastal miljardi või isegi rohkem ja kulutab siis ära, me võime 2-3 suurt tükki võtta ära sellest riigieelarvest välja. Rail Baltic juba ise 450 miljonit igal aastal. Aga millised teenused tuleks või milliseid kulusid tuleks vähendada, et see ligi miljard rohkem veel saime kokku? Ei, mingid teenuseid ei pea kärpima hakkama. Tuulikute ja päikeseparkide subsideerimine tuleb ära lõpetada näiteks. Homo MTÜ-de subsideerimine, sadades miljonites anname me raha mingisugustele MTÜ-dele, mis ei tee ju majanduskasvu jaoks mitte midagi. Me kulutame raha 400 miljonit enam-vähem aastas kulutame Ukrainale. Ma ei arva, et me nii rikkad oleme, et me nii palju peaksime kulutama, et see miljard kokku saada tegelikult, kui sul on olemas nagu kaine mõistus, siis ei ole üldse keeruline. Aga lastetoetused, kas need peaks olema vajaduspõhised, nagu ütleb Eesti 200 või universaalsed, nagu on praegu? Lastetoetused peavad olema universaalsed ja neid tuleb suurendada, sest me sureme ju rahvana välja praegu. Kui me mõtleme selle peale, et me kulutame kogu riigieelarvest peretoetusi, erinevaid peretoetusi, emapalka, lastetoetusi, laste tervisekindlustust, kuskil suurusjärk 900 miljonit, alla miljardi. See on niisugune alla 2% SKP-st. Ja siis me kulutame 2,6 miljardit riigikaitsele. 2,6 miljardit ehk 5,4% sel aastal ja nii kaugele, kui silm ulatub, peab ta jääma meil üle 5% tänase plaani järgi ehk jääma kogu aeg üle. Ja kellele siis? Kes neid relvi kandma hakkab, kui lapsi ei ole? Keda nad üldse kaitsema hakkavad, kui lapsi ei ole? Et see on täiesti tagurpidi meil. Aga kui te rohkem maksuraha kokku ei kogu, vastupidi, siis maksud peavad alanema, teenuseid ei vähenda, siis eelarve ju selles mõttes korda ei saa. Raul Lättemäe, teile tuntud nimi Rahandusministeeriumist, ütleb, et kui majanduskasvule loota, siis meie majanduskasv peaks olema sama kiire või kiirem, kui oli siis 2000-ndate alguse konvergentsi tingimus ja me peaksime jõudma siis selleks, et praegust kulubaasi katta majanduse suuruse või selles SKP mõttes ühe inimese kohta brittide tasemele. Ei, aga Mirko, sa ei kuula mind. Ma räägin, praeguse kulubaasi katmine ei olegi reaalne. Praegune kulubaas on ebanormaalne. See kulukasv, mis meil viimase aasta jooksul on olnud, on absurdne ja muide ülikorruptiivne ja raiskav. Sealt see nii-öelda 20 miljardiline eelarve kulupool tulebki maha kraapida. Meil ei ole mõeldavgi, et me jätkame tänase kulubaasiga ja sellel ei ole mingit pistmist õpetajate või politsei palkadega või laste toetustega. See raha on mujal, see kulu on hoopis teises kohas ja seda tuleb ka kärpida hoopis teisest kohast ja ma olen siin paar suurt tükki ära rääkinud, aga neid on veel paar suurt tükki. Mitu aastat aega läheks, et rahaasjad korda saaks? Saab selle ühe aastaga tehtud või läheb? Päris ühe aastaga ei saa, seal on inerts on sees. Aga 2-3 kindlasti saab. Ütleme selles mõttes, et teatud kulud ära lõigata on võimalik ühe aastaga, mõne kuuga, kui sa võimule saad ja tahtmist täis oled. Ja ma tulen tagasi selle juurde ka, et meil on ju enda kogemus sellest, et kui sa teed õigesti maksulangetused. Me tegime aktsiisilangetuse, me tegime kütusele ja alkoholile ja mõlemad maksulangetused tõid ju raha eelarvesse juurde. Tegelikult tõid raha juurde, mitte esimesel poolaastal, aga järgmisel aastal tõid juba raha juurde eelarvesse. Nii et kui sa teed maksulangetused õigesti, siis see ei ole kulupool riigieelarve mõistes, see on
see on tulupool. Tõsi, sul on seal alguses väike nii-öelda langus, aga pärast on rohkem raha. Nii et me oleme näidanud ju valitsuses olles, kuidas asju ajada. Jätsin endast maha tegelikult tasakaalus eelarve hoolimata sellest propagandast, mida Reformierakond räägib. Kas te sel aastal Arvamusfestivalile ka lähete erakondade esimeste debatti? Mõtlen alles, meil on täpselt samal ajal erakonna suvepäevad kõrval maakonnas küll, et kui jõuan, siis tulen. Aga eelmisel aastal te ei käinud, mõned aastad varem olete käinud, ma saan aru, lihtsalt ongi suvi, Eestimaa suvi, väike, aga tubli, pakub lihtsalt ka alternatiivseid tegemisi. Ei, mulle lihtsalt ei meeldi Arvamusfestival. Aga kas see EKRE häda ei olegi see, et mingid asjad lihtsalt üldse ei meeldi? Täitsa konkreetsed asjad ja normaalne, et ei meeldi. Kõik asjad ei peagi meeldima, et see ei ole mitte meie häda, vaid see on meie kõige suurem eelis, et kui kõik teised on valel poolel, siis me lihtsalt sellepärast, et olla kõigiga koos, ei ole ka seal valel poolel, vaid oleme kõigil poolel. Aga kellega te siis valitseksite selles mõttes, et ega ju Eesti valimissüsteem on niimoodi loodud, et isegi Reformierakond oma hiilgeaegadel ei ole suutnud üksi võtta parlamendi enamust, et ega EKRE ei ole ju parem kui Reformierakond. No ikka oleme. Ise küsimus on see, kas me nüüd 51 häält kohe järgmistel valimistel saame, aga kindlasti oleme parem erakond, aga ma tulen tagasi jutu alguse juurde, kus me rääkisime omavalitsustest, me oleme üle veerand 100 omavalitsuse, oleme koalitsioonides, koalitsioonid on erinevad, kõige rohkem koalitsiooni kombinatsioone on kas Keskerakonna või Isamaaga, aga paaris kohas oleme me ka näiteks tõesti Reformierakonnaga, mõnes kohas ka sotsidega, väga paljudes kohtades valimisliitudega. Millest see räägib? See räägib sellest, et see jutukene, mida meile veeretatakse, et EKRE ei ole võimeline kellegagi koostööd tegema, on valelik propaganda. Teiseks räägib see sellest, et mis on olulisem, ei ole mitte kes, vaid mida me saame, milles me kokku leppida saame ja mida me ära saame teha. Ja kui me suudame endale rahuldava kokkuleppe saavutada, siis ei ole tähtis, et kellega. Ja selge on see, et osadega on raskem seda kokkulepet saavutada, teistega kergem, aga ma ei ole kunagi aru saanud sellest ja ei ole ka kunagi kaasa läinud selle jutuga, et nende ja nendega me mitte mingil juhul mitte kunagi mitte midagi ei tee, sest sellega sa ju ahendad enda võimalusi leida kokkulepet, mis edendavad sinu enda poliitikat ja sinu valijatele antud lubadusi ellu aitavad viia. Mul käis hiljuti siin saates Jevgeni Ossinovski, kes ütles, et Eesti poliitikas suurim struktuurne probleem on praegu see, et meil ei ole poliitikas enam usaldust, et peamiselt ei usaldata Reformierakonda, aga tegelikult laiemalt ei usalda erakonnad ka teisi erakondi, et miks see usaldus on kadunud? Ja sellega ma olen nõus ja Reformierakond on selle küll ise teinud ja struktuurne tõesti selles mõttes ma olen ka nõus, et aastakümnesse koalitsiooni üritavad nad oma koalitsioonikaaslastele alati käkki keerata ja aga ma panen sinna samasse nimekirja sotside usaldusväärsus on teistmoodi puudulik, sest sa võid nendega kokku leppida, mis sa tahad ja siis nad ikka kuidagi vajuvad ära. Et lihtsalt ei pea lihtsalt hakkavad mingil hetkel, ma toon näite, praegu meil on suur probleem sellega, et Reformierakond tahab politiseerida ERR-i nõukogu, aga kelle kätega ta seda teeb? Sotside kätega. Miks? Sellepärast, et sotsid saavad siis ka sinna oma inimesed, oma näod sinna nõukogusse, ka osalevad selles politiseerimises. Ehk siis sotside puhul ei saa kunagi olla kindel, mitte milleski peale selle, et sa ei saa nende peale olla kindel. Ja eks me võime niimoodi läbi käia siin järjest parteisid, et see usalduse probleem on tegelikult tõsine. Muuseas, kui te selle ERR-i jutu tõite ise lauda, et mis on teie plaan või lahendus, et kui tõesti siis lugesin ka Delfi meediamajast analüüsi, et võib-olla siis järgmine ERR-i juht valitakse ära veel selle parlamendi koosseisu ajal, ehk siis ka nende erakondade esindajate poolt, keda järgmisesse koosseisu ei kuulu, et saabki siis, ütleme, üks juht paika, EKRE tuleb võimule, mis teie siis teete? Meie plaan on lihtne, me esitasime eelnõu selle kohta tänasel kujul avalik-õigusliku meediamajana likvideerida, kanalid erastada ja luua Eesti meediamaastikule mitmekesisust juurde. Maksumaksjale kokkuhoid üle 50 miljoni euro aastas. Aga miks sellest ERR-ist on saanud selline nagu kõikide sündmuste keskpunktis olev meediamaja, et kas see peab nii olema? Loomulikult ei peaks. Sellest ju ajakirjandus ei võida.
läinud on ta niimoodi sellepärast, et ta on maksumaksja rahal ja poliitikute käes ja läheb hullemini poliitikute kätte, et noh, kui see protsess ei parane, siis ei saagi midagi paraneda. Nii, millal siis, kui ajalehte uskuda, et Riigikogus on uinunud agendid, mitme erakonna vahel olla nad juba ära jagatud, millal nad aktiveeritakse, mis see teie teadmine ütleb, et millal siis Riigikogus valitsuse enamus kukub, millal me saame vähemusvalitsuse? No ju ta peab sügisistungi alguses juhtuma, ma arvan, et katalüsaator siiski on presidendivalimised ja noh, kui nüüd Riigikogus presidenti valima keegi ei plaani hakata, siis seal veel ei ole vaja oma nii-öelda poole vahetamist paljastama hakata, aga noh, hiljemalt siis valijameeste kogus, kui panused ikkagi juba on sealmaal, et äkki saab ikkagi presidendi ära valitud. Et ju siis juba inimesed tulevad välja ja noh, lõppkokkuvõttes sügisel jõuavad ka mingid hääletused, mille käigus inimesed peavad näitama, kus pool nad on, aga ega kaugemale seda kuhugi lükata ei ole, kui Riigikogu valimisnimekirjade tegemine ja noh, tegelikult Riigikogu valimisnimekirjad tänaseks päevaks vähemalt esiotsad on kõikidel tõsisemalt võetavatel parteidel paigas. Noh, nad ei ole lihtsalt veel avalikud võib-olla ja noh, see ka on sügisel. Ühtegi ülejooksikut EKRE-sse ei võeta? Ei, meie ei taha ja ei taha. Niimoodi te kaotate ju hääli. Ei, niimoodi me võidame usaldust. Martin Helme, suur tänu saatesse tulemast. Kena päeva ja uute kohtumisteni. Aitäh.